Tere, hea kuulaja! Mul on hea meel, et sa oled taas Mis mõttes podcasti lainel, sest meie 3. hooaeg on täies hoos ning ka tänases saates arutame me seda, milline võiks olla tõenduspõhise teraapia ning alternatiivsete praktikate suhe. Sest olgem ausad, vaimse tervise valdkonnas on jätkuvalt üsna palju segadust ja otse öeldes ka vastandumist, mille kohta meie oma saatega tahamegi küsida, kas just nii on tark asjale läheneda. Et teemas selgust luua, oleme vestelnud eelmistes saadetes 2 psühholoogiga ning täna lisame sellele küsimusele hoopis uue perspektiivi. Minu külaliseks on Valdo Hertsman, Eesti täiendi alternatiivmeditsiini nõukoja ehk TAM nõukoja juhatusest. Lisaks kuulete te saates ka meie kuulajate endi saadetud kogemuslugusid, nii et jääge lainele ja hakkame ühiselt sellesse olulisse teemasse selgust looma. Mina olen saatejuht Marta Pulk, saate on ellu kutsunud Stories for Impact ning sa kuulad, nagu ikka, Mis mõttes podcasti, kus otsime vastuseid just neile vaimset tervist puudutavatele küsimustele, millele lihtsaid lahendusi ei olegi. Ma olen proovinud hingamisteraapiat ja hüpnoteraapiat. Hingamisteraapia viis mind rännakule, mis vabastas hullult palju selliseid kinni jäänud pingeid. Esimene seanss toimus täiega, aga järgnevad nagu enam mitte. Aga nagu hüpnoteraapia näiteks ma ei tunnetanud mitte mingit mõju. Ma olen vaimse tervisega abi otsinud psühholoogilt, psühhiaatrilt, siis Reikist, siis mul on psühholoogiline nõustaja, see oli nagu alternatiivteraapia ja siis konstellatsioonist. Ja ma olen abi saanud kõiki erinevad kombineerides, see on olnud minu teadlik valik. Tean, millist toetust saan nii nimetatud kliiniliselt ja millist alternatiivset ning millist energiaväljast. Ja mind tegelikult ennekõike huvitabki see, et millised alternatiivteraapiad on ohtlikud või et nagu samas paljud alternatiivsed asjad näiteks leiavad ka juba nagu teaduslikku kinnitust. Ja samas nagu kuidas sellel eneseabi teekonnal mitte sattuda mingisse sekti või nagu vandenõuteooriate küüsi. Sest rahaliselt ei ole abi enamuste jaoks kättesaadav, kes seda vajavad ja enamik inimesi otsib nagu väga erinevatest kohtadest. Kuulsite meie kuulajate mõtteid, küsimusi ja kogemusi. Aga nüüd ütleme ühiselt tervist meie tänasele saatekülalisele, sest Mis mõttes stuudios on Valdo Hertsman, Eesti täiendi alternatiivmeditsiini nõukojast. Tegemist on ühe väga põneva organisatsiooniga, kes seisab hea selle eest, et kvaliteet oleks tagatud ka täiendi alternatiivmeditsiini valdkonnas. Nii et Valdo, ma palungi, räägi meile natuke sellest, kuidas te seda tööd teete. Meie eesmärgiks on ühendada Eesti täiendi alternatiivmeditsiini valdkond, eelkõige just koolitatud valdkond. Eesti TAM nõukoda sai loodud juba aastal 2004. Need, kes ühendusse alguses astusid, olid koolid. Ja nüüd üha rohkem ikkagi me tõmbame ka erialasid lihtsalt, aga reeglina meie liikmed on ikkagi suuremad koolitajad Eestis, kes on huvitatud ühendamisest, informatsiooni ja koolituse standardiseerimisest ja jagamisest. Ja see päädib lõpuks siis ka sellega, et me praegult anname ka kutset ise välja. Riiklikult mõistes mitte ametlikult, aga me järgime neid samu põhimõtteid, mis me järgisime, kui me olime veel riikliku sihtasutuse kutsekoda tiiva all ja andsime seal kutseid välja aastatest kuskil 2006–2018. Ka mina sain oma esimese terapeudi kutse ju tegelikult riiklikult asutuselt. Aga aastal 2018 otsustati, et ei vajata enam selliseid erialasid selles mõttes, et ei ole vaja neile anda kutset riiklikul tasandil. Kuna meil oli meie koolid kõik toimisid, terapeudid, paljud juba tahtsid uuendada oma kutset, siis meil ei jäänud üle, kui me jätkasime seda sama tööd, aga siis juba iseseisvalt. Ja kuna meil oli kogemus olemas, siis juba mitmeaastane või isegi üle 10 aasta, siis me teadsime, mida teha, kuidas teha. Ehk praegune kutseandmissüsteem tegelikult järgib seda sama Euroopa kvalifikatsiooni standardite järgset süsteemi, et me püüame olla täpsed ja teha pareminigi, kui me enne tegime. Aga kes teie liikmed täpselt on? Et millised terapeudid ja praktikud TAM nõukotta kuuluvad? Meil hetkel on meie liikmeteks 14 liiget. Meie jaoks on palju, sest osad liikmed on väga suured. Lipulaevaks on Holistika Instituut praegu. Alar Krautmanni Terviseakadeemia näiteks. Aga erialadest kokku meil on, kui on 14 liiget, siis hetkel nad esindavad kokku 12 eriala.
ja erialadest on meil siis nii täiend- kui alternatiivmeditsiini erialasid. Hiina meditsiin, Tiibeti meditsiin, refleksoloogia, homöopaatia, pikalt oli aroomiteraapia meie liige, siis on Jaapani meditsiini, esindab minu ära Kishiatsu teraapia. Uued liikmed on siin näiteks hingamisega seotud konstellatsioonid, hiljutine liige astus liikmeks on Baidari polüteraapia, et on sellised vanad ja legendaarsed tuntud erialad ja kuna elu läheb edasi, siis tuleb üha uusi lähenemisi, uusi erialasid, et me katsume olla ja käia eluga kaasas. No see on väga huvitav ja mul tekkis kohe veel küsimusi, aga enne kui me suuremate teemade juurde liigume, Valdo, ole hea, ava kuulajatele natukene ka enda tausta. Ütleme, alternatiiv- ja täiendmeditsiiniga ma hakkasin kokku puutuma alles 2005, kui ma sattusin siis oma õpetaja Yasutaka Hanamura jaapanlase kursusele Eestis. Ja lõpuks sellest sellisest sissejuhatavast kursusest Lahemaa tervisekoolis kasvas välja 4-aastane kutseõppekursus, mille ma lõpetasin ja mõni aasta peale seda määras õpetaja mind enda järglaseks siin Eestis ja tol korral isegi ta ütles, et kogu selles regioonis. Enne seda ma tegelesin joogaga ja tegelikult olen pigem sellise juhtimistaustaga. Erinevates sellistest Tallinna suuremates ettevõtetes firmades olen müügi- ja hotellinduse alal töötanud. Aga nüüd jah, olen põgenenud pigem Ida-Virumaale viimased 10 aastat ja tegeleme seal koos abikaasaga Kirde tervisekeskuse vedamise ja haldamisega. Aga mis sind ennast oma töö juures täna motiveerib või kannab, et miks sa oled just selle valdkonna valinud? No kas nüüd valdkond, number 1, kuhu ma olen liikunud eelkõige on vabadus. Vabadus olla ja teha seda, mis sa ise tahad. Ja sellisel moel, mis tahad, et kui inimene leiab sellise valdkonna, mis teda motiveerib ja talle huvi pakub, siis ühel hetkel hakkab see muutuma talle ka mingil määral sissetulekuallikaks. Ma ei oska öelda, see kõnetab, see suhestumine inimesega, suhtlemine patsientidega, inimestega, see on tore. Ja et ma saan selle juures nüüd siin TAM-nõukoja juures kasutada ära kõiki neid oma kogemusi, mis ma elust olen saanud, et juhtimiskogemused, ka finantsjuhtimise kogemused. Seda on kihvt teha ja tore aidata siin kaasa. Tegelikult see on ju MTÜ, see nõukoda ja me teeme kõike omast vabast ajast ja vabast tahtest, et meil ei ole palgalisi töökohti. Me reguleerime tervet ühte valdkonda riigis, Eestis, mis on ikkagi väidetavalt väga reguleerimata. Aga meie püüame siis sellest hallist udust, mida nagu väidetakse olevat, ikkagi selgelt välja tuua siis need koolitatud erialad ja terapeudid. See on väga hea, et sa selleni välja jõuad, et tegelikult ju püüategi reguleerida tervet suurt valdkonda. Ja et minu jaoks on see uus info, et see oli kutsekoja muudatus, et pidite sellisel kujul tegelikult ise organiseeruma. Kas saite te selgust ka, et mis see põhjus oli, et täiend- ja alternatiivmeditsiini praktikud kutsekojast niimoodi välja arvati? Me ei saanud selgust, meil oli isegi sellised juriidilised kirjade vahetused nendega, aga kui päris ametlikult pärast see kiri tuli, seal oli veel, nad mõtlesid natuke veel järgi, kui me olime oma nii-öelda sellise hagi või pretensiooni esitanud. Kui kuluaarides või niimoodi omavahelistes vestlustes viidati just nagu tõenduspõhisuse puudumisele, see oli see aeg, kus oli need konnamürgi skandaalid Eestis ja väga suur selline kampaania käis ka meedias valdkonna vastu. Et see oli selline halb aeg ja ma ei tea, kas see mõjutas või mõjutasid finantsprobleemid, mis ka ikkagi kutsekoda valdasid, nad pidid ikkagi hakkama saama kuidagi. Aga lõpuks, kui see ametlik kiri meile jõudis, siis lihtsalt seal oli kirjutatud nende erialadele kutsetunnistuste väljaandmine ei ole vajalik. Ja arvestades nüüd tänast kutsesüsteemi uuendusi, tegelikult vähendataksegi kutsekoja koormust, kui seni oli neid kutsega väljastatud erialasid oli kuskil 450, siis nüüd tahetakse seda vähendada 150-le. Ikka ainult need riiklikult reguleeritud kutsed jääksid kutsekoja hallata. Et teised lähevad hoopis teise süsteemi peale. Nad nimetavad seda OSKA süsteemiks ja see on selline ikkagi natuke juba selline veebipõhine ja lihtsam versioon. Et mõnes mõttes see on tore ja see on hea, et reguleerimine pigem väheneb. Ei ole selline karmistunud poliitika. Et milleks kõike üritada reguleerida tingimata, et inimesed jäävad inimesteks ja reeglid ei ole kunagi asja paremaks teinud.
et pigem selline läbirääkimine ja olukordade ja asjade mõistmine on olulisem. No aga teeme terminoloogia ka selgeks. Ehk siis kuulajad kindlasti teavad, et tihti räägitakse mingist alternatiivmeditsiinist, alternatiivpraktikutest. Ometi teie ise seda nii ei nimeta. Tegelikult me räägime siin täna, et Eestis TAM nõukoda, see on täiend alternatiivmeditsiini nõukoda. Tegelikult see väljend alternatiivne on rahvusvahelisel tasandil ära kaotatud. WHO on kasutusele võtnud hoopis väljendi traditsiooniline, täiendav ja integreeriv tervishoid. Ehk ära on kadunud see väljend alternatiivne, traditsiooniline, täiendav, integreeriv. Mõnes mõttes see on tore, eks, et me ei taha kellelegi mingit alternatiive pakkuda, see just nagu kõlab vastandumisena. Traditsiooniline kirjeldab selle meditsiini olemust tegelikult, mida me osaliselt ka esindame. Meil on traditsioonilised meditsiinid, on siis need idamaade meditsiinid, millel on kultuuriline taust, sajandite pikkune ajalugu, Hiina, Tiibet, Tai, Jaapan. Need on terved sellised holistilised tervishoiusüsteemid, mis suudavad väga palju tegelikult. Mille õppimine on pikk ja mille sisu on sügav. Aga kui nüüd tavameditsiinist rääkida, see on teine väljend, eks kunagi ei teata, kuidas me seda ütleme, tänapäeva meditsiin, tavameditsiin, kasutatakse konventsionaalne meditsiin. Tegelikult rahvusvaheliselt ja WHO on kasutusel võtnud väljendi biomeditsiin. See on vist ka võõras veel. Aga kui vaadata nüüd WHO strateegiaid TAM osas, siis ma nimetan ikkagi TAM. Siis nad kasutavad väljendit biomeditsiin. Nad tegelevad bioloogilise kehaga. Ja üks mõiste veel võib-olla alguseks on, et kuidas siis ikkagi, mis asi tervis on maailma tervishoiuorganisatsioon, ma räägin kogu WHO, eks. Tervis ei ole lihtsalt haiguse puudumine, vaid tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Eks see on natuke laiem mõiste. Et sul võib haigus puududa, aga kui inimene ikkagi, tal seda heaolu ei ole, ta ühiskonnas hakkama just nagu ei saa, et seda ikkagi terve ei ole. Et sinna see nagu läheb sinna vaimse poolele ka, eks, et ta hakkab seda katma. Kui palju on inimesi meil, kes ütlevad, et neil on halb olla, nad on haiged, läheb arsti juurde, uuritakse ja kulutatakse aega ja raha, aga ei, sul ei ole midagi viga, mine koju, mine tööle. Ei, ma olen haige. No, mulle tundub, et vaimse tervise valdkonnas on seda üsna palju teadvustatud viimastel aastatel, et on väga palju sellist vastandamist ja et see käsitlus on selline, et inimene on kas nagu vaimse tervise probleemidega või siis terve. Et lähenetakse väga medikaliseeritult, nagu vaimne tervis oleks siis seotud ainult sellega, et kas sul on mingi häire, mis vajab ravi, aga et tegelikult me peaksime vaatama seda küsimust mitte ainult häirepõhiselt, vaid just heaolupõhiselt, et kas meil tegelikult on oma kehas, oma ajus hea olla, et kas me teostame ennast ja nii edasi, et see teema minu arust väga hästi haakub. Ja mul on tunne, et selle definitsiooniga sa natuke juba vastasid, aga kui mu küsimus oli see, et millisena sa näed täiendi alternatiivmeditsiini rolli vaimse tervise süsteemis, siis ehkki selge on ka see, et inimesel on üks tervis, millel on lihtsalt nii vaimne kui füüsiline komponent, aga tänase vestluse puhul me hoiame selle fookuse vaimsel tervisel. Kas sinu vaade ongi see, et teie valdkond ongi see täiend, et need asjad tegelikult võiksid kokku käia? Ma tooksin jällegi ühe sellise definitsiooni või põhimõtte. See on selline uus paradigma rahva tervises, nagu nimetas Anu Kasmel, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi terviseteadlane ja psühhiaater. Ta kirjutas juba aastal 2009, avaldati Eesti arsti ajakirjas selline artikkel salutogeneesist. Salus on tervis ja genees on areng. Et see on selline huvitav lähenemine, millega avaldas Aaron Antonovski nimeline meditsiini, sotsioloog ja sotsiaalse käitumusliku toimetuleku uurija kuskil 30 aastat tagasi. Oma loogika, et tervis ei ole mitte stabiilne tasakaalu seisund, vaid pigem ebastabiilne, paljude mõjurite koostoimel ja pidevalt muutuv. Et see on selline ebastabiilsus haiguse ja tervise vahel, et kogu aeg muutub. Me ei saa kuskile joont tõmmata. Vot sellest joonest üle nüüd sa oled terve ja sellest joonest alla nüüd sa oled haige. Et sellepärast see tervise hoidmine ja haiguse ravimine ongi nii keeruline. Me kunagi ei saa aru, millal sa oled terve või haige. Tegelikult see salutogenees keskendub just nagu ikkagi toimetulekule, keskendumisel suutlikkusele toime tulla. Kas inimesed tulevad toime selles ühiskonnaelus või mitte? Et see on nagu laiem mõiste, see läheneb sellele samale selle WHO põhimõttele. Ja Aaron Antonovski just kirjeldas seda veelgi huvitav, ma tooksin selle ikkagi välja.
seda olukorda aitab kirjeldada vahuline jõgi, kärestikuline jõgi. Ehk mida tegeleb tänane siis biomeditsiin suures osas, ma loodan, ma ei tee neile liiga, et nad just nagu päästavad sealt jõest inimesi, aitavad neid elule tagasi ja panevad uuesti nii-öelda rivisse. Need inimesed on uppumas, nad ei suuda ujuda, nad ei saa hakkama. See kärestilkune jõgi on just nagu meie elu siis või ühiskonna toimimine. Ja rohkem, ütleme, biomeditsiin ei jõua täna tegeleda. Ta päästab, elustab, ravib. Ja vot Salutolonees ütleb, et me peaksime tegelema ka sellega, et miks need inimesed sinna jõkke üldse satuvad, miks nad kukuvad sinna. Ja kui nad sinna kukuvad, miks nad ei oska seal ujuda, miks nad uppuma hakkavad. Ja kui nad sealt ka välja on tõmmatud ja uuesti kaldale pandud, kas on kindel, et nad uuesti sinna jõkke ei kuku. Ja ikkagi ära ei upu. Eks see on nagu palju laiem see mõiste. Ja sealt hakkavadki kõik, siis hakkavad küsimused, et miks ta siis sinna kukub, et see on juba järgmised teemad kõik. Et mingis selles osas tegelikult on siis see tammvaldkond, et meil ei ole neid tehnikaid, neid väljaõppeid, et me tegeleksime päästmisega ja elus hoidmisega, ellu äratamisega. See ongi tänase meditsiini selline tugevus. Neil on tehnika, neil on vahendid, neil on finantsid, nad saavad sellega tegeleda. Aga kõik, mis jääd väljaspoole seda, see on tamm, eks see on enne seda ja pärast seda. Me ei lähe sinna teisele pärusmaale, ei taha minna. Kui seal on midagi, millega me saame hakkama, palun, aga eelkõige ikkagi peaksid päästjad sellega tegelema. Erakorraline meditsiin kõigi oma vahendite ja oskustega. Ja tänapäeva arstid on fantastilised, nad tohutult panustavad sellele, et kuna mu enda abikaasa on arst, siis ma näen, kui suur see panustamine on ja mis hinnaga. Ma olen käinud kliinilise psühholoogi juures käitumiskognitiivset teraapiat tegemas, kogemusnõustamises ja teinud YouTube'i vahendusel joogat. Kõik aitasid eri aegadel ja eri moel, et kodune jooga oli mu kõige esimene samm enda kehva vaimse tervisega toime tulla mingil sellisel moel, mis ei olnud ennast hävitav. Leidsin Yoga with Adrian, sellise kanali, mis oli hästi sobiv erinevatele tasemetele, väga toetav, aktsepteeriv ja enesekaastundele orienteeritud. Ei olnud liigselt meie juttu tšakratest või naisenergiatest. Ma olin circa 25-aastane ja et mis siis, et videosalvestuse vahendusel keegi ütles mulle esimest korda elus, et on okei, tunda oma emotsioone, võtta need hetkesse kaasa, et kui mõni joogapoos on kehale ebamugav, teha vajalikke kohandusi, kuid mitte anda kohe alla, kui pingutus on raske, et on okei võtta ruumi. See õpetus nagu keskenduma oma hingamisele, õppima seda märkama ja märgata ja aktsepteerida, kui mu mõtted lähevad hajevile, aga proovida neist ikkagi tagasi tulla sellesse käes olevasse hetke. Kuidas sa tajud selles valdkonnas tegutsedes? Kas on palju sellist vastandumist selle asemel, et näha neid praktikaid osadena ühest süsteemist või sellised tervikuna? Sest see, mida sa kirjeldad, on väga nagu terviklik või holistiline vaade inimeseks olemisele, inimese tervisele ja kannatustele, et ma tean, miks me kõik seda nii ei näe? No mina seda vastandumist, ma ei saa sellest aru, jah. On mõlemas leeris, kui meil üldse leeri on inimesi, kellel ühel hetkel närv üles ütleb, on hirmud, mis kutsuvad esile siis selliseid emotsioone ja hüüatusi ja kirjutamisi ja mis iganes. Aga me suurem osa inimesi või nendest valdkondadest ei taha vastanduda kellegagi. Meie Tammnõukojana ei näe mingit vastandust, me ei näe mingit enda organisatsiooni nagu halvustamist. Me teeme õiget asja ja kui keegi räägib üldse kuskil valdkondadest või sellest, siis me saame aru, et see ei puuduta meid. Me teeme tööd, mida riik ei ole seni suutnud või tahtnud teha lihtsalt. Keegi peab selle ära tegema, sest muidu on tõesti see valdkond on reguleerimata. Et me teeme nii palju, kui me oskame. Vastandumine tekib siis, kui pooled ei saa omavahel suhelda. Tegelikult on vaja diskussiooni, on vaja konstruktiivset diskussiooni. Täna kahjuks kuigi me otsime, me hoiame silmad lahti, püüame nähtavad olla,
ei ole tekkinud sellist diskussiooni võimalust, mis me tegelikult tahaksime. Aga saame ka aru, et olukord on selline tänapäeval, et tervishoiul on endal väga palju muresid ja tegemisi, nii organisatsioonilisi kui finantsprobleeme. Need fookused on hoopis teises kohas. Aga me vaatame ise kaugemale ja näeme ikkagi tunneli lõpus juba ammu näeme valgust, nii et asi läheb õiges suunas. Mul tekkis kohe 2 küsimust selle peale. Esmalt ma küsin, Valdo, aga millist diskussiooni te sooviksite? Ja teine küsimus on see, et räägi mulle, mis valgus seal tunneli lõpus paistab? Eelkõige me oleme rääkinud kogu aeg tunnustamisest. Aga me ei saa ainult sellesse sõna tunnustamisse kinni jääda. Tegelikult peaks jällegi laiemat pilti vaatama. Et laiem pilt minu jaoks avanes siis, kui ma nüüd just eelmisel aastal lähemalt sain tutvuda jällegi Maailma Tervishoiuorganisatsiooni TAM-strateegiaga aastateks 25–34. WHO näeb juba seda, et me tegeleme ühe asjaga. Me soovime inimesele tervist. Me töötame sama materjaliga inimesega. Et kui on üks eesmärk, siis ühe eesmärgi nimel ei peaks olema pooli, ei peaks olema vastandumisi. Ja see sama strateegia ikkagi selgelt näitab ära, et maailmas on väga suur hulk inimesi, elanikkond kasutab seda erinevatel mandritel erinevuse protsendi järgi. Aga see ulatub siin kuskil 30–50, mõnel maal isegi 80%-ni TAM-valdkonna kasutamine, erialade kasutamine. Et see on nii suur, et seda ei saa enam eirata. Jah, tõepoolest Euroopas on see madal küllaltki. Kui ma vaatasin nüüd 2023 aastal tulnud WHO ülemaailmset aruannet just selle valdkonna kohta, siis Euroopas on WHO liikmesriike 53, kui ma nüüd ei eksi, suurusjärk vähemalt. Ja seal oli kuskil 10 või 11 oli riike siis, kes on deklareerinud, et neil on riiklik TAM-üksus. Et see on riikliku kontrolli all ja on reguleeritud seda valdkonda. Suurematest olid Saksamaa, minu meelest olid Tšehhi ja Slovakkia, Norra, aga sealt on väljas näiteks Soome, Rootsi, Eesti, aga Ukraina näiteks oli olemas jällegi TAM-valdkond. Kas sa saaksid ka natuke seda WHO strateegiat avada? Et mis need sinu vaates kõige olulisemad punktid seal on, mille suunas Maailma Tervishoiuorganisatsioon tahab näha meid liikumas? Eelkõige nad rõhutavad, et tuleks teha ohutu ja efektiivne TAM-teraapiate valdkond, teha elanikkonnale kättesaadavamaks. Teiseks tuleks ikkagi informeerida, rääkida sellest, mis asi see on. Mitte tõrjuda, mis seni on toimunud, nagu me räägime sellest uhutamisest ja sildistamisest, vaid ikkagi selgitada selle valdkonna eripärasid ja kasutegureid. See on sisuliselt 180 kraadi pööre ju, eks, sellele poliitikale, mis nii mõneski riigis täna on. Kui ma räägin nüüd nendest, mida see sama strateegia palub teha riikidel, siis tegelikult need on samad asjad, mis nii mõnigi riik ette heidab TAM-valdkonnale, mis on tegemata. Et tegemata ongi see, et on ju reguleerimata see valdkond. Ja siis öeldakse, et aga kes siis reguleerib? Tegelikult peaks riik reguleerima, aitama seda reguleerimise juures. Siis öeldakse, et puudub teaduspõhisus. Tegelikult arenenud riikides, kus TAM-valdkond on juba nii-öelda riikliku halduse all, seal on finantseeritakse seda. Ja WHO ka ise ütleb, et tuleb astuda samme, mitte ainult riiklikul tasemel, vaid ka rahvusvahelisel tasemel. Ja ka WHO tasemel leida vahendeid, et rahastada selliseid uuringuid. Kui see on nii oluline valdkond, kui seal on nii palju know-how'd ja võimalusi, efektiivsust, ka kulude kokkuhoidu. See kulude kokkuhoid on jällegi selline tore asi, mis on nagu 180 kraadi pöördes praegu. Lugesin siin ühte tuleviku vaatest, oli Eesti tervise arengukava. Ja seal oli siis juttu sellest, et et tõepoolest tuleviku vaade on selline, et üha rohkem hakatakse kasutama ikkagi nüüd neid alternatiivseid teraapiaid, täiendavaid, ütleme. Kuid, et seal on omad ohud ikkagi, et see ei ole esiteks kõigile kättesaadav, selle all mõeldakse seda, et see on ju tasuline. Ja teiseks, et see ilmselt loob täiendavaid kulusid. Just nagu ta ei ole nagu teaduspõhine, et just sellepärast ta loob täiendavaid kulusid. Et sealt võib tekkida ohtusid. Eestis on populaarsed rahva- ja alternatiivravipraktikad,
Üldine parem elujärg loob soodsa pinnase erasektori pakutavate teenuste kasvuks, kuid need ei pruugi olla kõigile kättesaadavad ega alati ka tõenduspõhised. Ulatuslik pöördumine reguleerimata ja puuduva või vähese tõenduspõhisusega ravimeetodite poole võib suurendada hilisemaid ravikulusid. Tegelikult meie just TAM-valdkonna puhul räägime, et meil ei ole selliseid hilisemaid kulusid. Et me ei sööda inimestele ravimeid, me ei manusta. Ikkagi eeldus on see, et jällegi, et on koolitatud terapeudid, teavad, mida nad teevad. Mulle tundub, et see problemaatika nagu ongi tegelikult selles vastandamises eneses. Ehk siis loomulikult võib olla, et kui inimene tegelikult vajaks näiteks biomeditsiinist abi ja ta ei lähe õigel ajal arsti juurde, vaid mõtleb, et ta hingab oma vähi minema, siis loomulikult lõpuks võib olla ravikulus riigiles suurem, sest me hakkame probleemiga tegelema liiga hilja. Aga et tegelikult see mure ongi ainult siis aktuaalne, kui üks valdkond välistab teist, nagu takistab seda, et inimesel ei ole võimalik nende kahe vahel mõistlikult liikuda või neid mõlemaid võimalusi õigel ajal kasutada. Vot siin ongi see, sa räägid sellest, kuidas patsient ikkagi käitub. Et on hirm, et patsiendid lähevad alternatiivmeditsiini ja sealt tulevad probleemid ja jamad ja kõik. Ja sellepärast oli siin mõni aasta tagasi isegi oli ju tänavatel reklaamid, et pöördu esimesena perearsti poole. Et tegelikult ma praktikas näen, eks ma olen nüüd oma praktikas, Kishiatsu teraapia praktikas, kus ma töötan inimestega, ma teen ka kehateraapiaid manuaalselt. Ja ma näen, mis kõrval minu abikaasa praktikumis toimub, sest meil on ühine keskus ikkagi. Minu abikaasa on perearst 27-aastase kogemusega juba ja rääkides nüüd patsientidest, siis patsientide ütleme see maht on ikkagi väga ka selline erinev. On inimesed, kes ainult ripuvad arsti küljes. Sa tee, mis tahad, ta mitte iialgi mitte kuskile, mitte kunagi ei lähe. Ainult arst, ainult ravimid ja kõik. Ja ta saab selle ravimi, ta isegi ennem ei lahku kabinetist, kui ta ei saa seda oma ravimit ja igal järgmine ravim ta loodab, et on alati parem ja päästab teda. Ja ta ei muuda seda eluviisi ka siis, kui talle öeldakse, et kui sa samamoodi jätkad, ütleme ka, et ei muuda oma neid põhjuseid, mis teda haigeks on teinud, kui talle ka need põhjused ära öelda, ja öelda, et kui sa nüüd ei lõpeta seda oma käitumist, mustrit, et siis sa ei ela kaua enam. Ja kuskil öeldakse, et arvestuslikult oma 70% on inimesi, kes ometi ei lõpeta seda käitumist. Kuni hauakivini välja. Ja siis ütleme, see on täitsa üks äärmus. Ja teine äärmus on see, kes mitte iialgi ei lähe arsti juurde. Ükskõik, mis temaga juhtub, ta lihtsalt ei taha arsti, ta on tohutult negatiivne kõigi ravimite ja kõige suhtes ja püüab alati ise hakkama saada. Seal on häid näiteid, seal on halbu näiteid, eks. Häid näiteid selles mõttes, et inimene saabki ise hakkama, ta oskab oma keha tunnetada ja saab igal juhul ise hakkama, kasutab looduslikke vahendeid, vanaemalt õpitud ja lihtsalt ta ongi tervem. Ja siis on terve hulk, kes sinna vahepeale jääb, kes siis kõiguvad. Ja see on selline suurem osa mass, võib-olla see on 80%, kes teevad seda, mis neile üldiselt öeldakse. Sealt, kus tuul puhub, siis seda jälgivad. Et selle tõttu ongi hästi oluline ikkagi mida meedias, mida riiklikult, mida ühiskond ikkagi siis soovitab, ütleb. Meie TAM-nõukojana ei saa olla siin selline tuule suuna näitaja. Me saame oma tööd teha nii hästi, kui me oskame. Aga kui tuul puhub ikkagi teiselt poolt, siis me ei saa vastu tuult minna. Selleks on vaja ikkagi riiklikku sellist ühist otsust. Ehk ütleme selle WHO põhimõttes kasutatakse väljendit One Health, ehk üks tervis. Tuleks ikkagi need valdkonnad ühendada, integreerida need ohutud tõenduspõhised TAM-teraapiat ühisesse tervishoiusüsteemi. Milline sinu vaates oleks selline hästi reguleeritud süsteem, kui riik tõesti võtaks selle valdkonna ka prioriteediks, pööraks tähelepanu sellele, et bio- ja täiendmeditsiini paremini integreerida, siis milline see ideaalne süsteem välja võiks näha? No see on juba, ma kujutan ette, et siis on ikkagi ministeeriumi tasandil on teatud osakonnad olemas. Et
Sotsiaalministeeriumis praegult ühe kantsleri alluvuses ju on seal 4 osakonda, seal on tervishoiukorralduse osakond ja vaimse tervise osakond on kuskil seal, peaks siis olema kas siis eraldi osakond veel või mis iganes, et seda ma ei julge niimoodi ette öelda. Lihtsalt tuleb ühise laua taha vaikselt tulla. Kui meil on nii palju ikkagi selle valdkonna tarbijaid, killustumine ei ole kunagi tulemust toonud. Nii poliitikas, nii ka tervishoius. Kui üks valdkond ütleb, et ainult mina saan hakkama, mina teen õieti ja siis satub hätta, praegune reeglina tänane tervishoid natukene on hädas. Meie liikmeskonna hulgas on ju hulgaliselt arste, kes on need koolitused läbinud. Et see näitab, et see ei ole nagu selline valdkond, et nagu on püütud näidata, et need on puukallistajad või sellised natuke hullud või uhud kuskil jooksevad metsa all ja ei, need on haritud inimesed, kes tihti tulevad oma põhitöö juurest, ka ministeeriumitest, ka suurte ehitusfirmade eesotsast on tulnud selle valdkonna peale ja jäänud sinna. No ma natukene nokin veel seda tõenduspõhisuse nurka, Valdo, kui oluline on sinu jaoks, et nende praktikate efektiivsus oleks kuidagi tõendatud? See muidugi on oluline. Küsimus ongi pigem selles, et kas nad on tõendatud või ei ole. Vaidlus käib ju selle üle. Tammvaldkond ütleb, et nad on tõendatud. Nad on sajandeid tagasi tõendatud osadel erialadel ja teiste kohta on ka tohutult tõendusmaterjali. Kui tahta leida, siis veeb on täis. Need saidid, kus need valdkonnad esindatud on, seal on tohutult materjali tõenduspõhisuse kohta. Ka riiklikud ja sellised väga tuntud uurimisasutused avaldavad neid uuringuid. Küsimus on pigem selles, et mida keegi näha tahab. Mulle tundub, et pigem kasutatakse seda pitserit tõenduspõhisus subjektiivselt ja vabavormiliselt. Ei ole mitte nii, et tammvaldkond on mitte tõenduspõhine. No täpselt samamoodi tõenduspõhine. Lihtsalt võib-olla seda tõestust ei kasutata sellisel kujul, nagu näiteks ravimitööstus kasutatakse tõendamist. No minu jaoks üks huvitav erisus, mida ma tegelikult tõesti enne selle saate jaoks intervjuude tegemist ei teadnud või ei olnud sellele mõelnud, oli, et teaduspõhisus ja tõenduspõhisus ongi tegelikult erinevad mõisted. Näitena, eks ole, et kui on näidatud, et meditatsioonil on inimese ajule positiivne mõju, siis tegelikult see praktika on teaduspõhine, tal on ka teaduslikult tõestatud mingisugune kasutegur, versus kui mul on antidepressant ja ma annan seda depressioonis inimesele, depressioon taandub, aga kui ma annan seda näiteks, bipolaarse häirega inimesele, siis see häire ei lähe ära. Järelikult on tõendatud, et see ravim töötab depressiooni puhul, ehk siis, et see on palju selline täpsem, selgem kategooria, aga et selline erisus nende mõistete vahel oli minu jaoks tegelikult uudis. Ja enam mulle tundub, et need inimesed, kes on ainult ja väga kindlalt seda tõenduspõhisuse usku, et siis see asi muutub mustvalgeks sealt maalt, kui me küsime, mida riik peaks toetama. Et kui küsimus läheb sinnamaani, kuhu riik oma raha suunab, et siis peaks aktsepteerima ainult tõenduspõhiseid lähenemisi. Tajud sa seda sama? Kui teadusest kui sellisest rääkida, siis ju tegelikult aastal 2005 oli replikatsioonikriis. On selline väljend tuttav üldse või? Ei, mulle ei ole. Et avastati järsku üle maailma, kui palju on valskust ja valetamist teadusvaldkonnas. Et leiti, et tohutul hulgal on väga prestiižsetes uurimisinstituutides ja ülikoolides ja mis iganes on tehtud nagu valeuuringuid, et võltsitud mingitel kas majanduslikel või omakasu eesmärkidel siis, et maailmas eriti psühholoogias ja sotsiaalteadustes on just see korratavate katsete tulemusteni jõudmine, et see on nii ebastabiilne olnud. Ja eriti see puudutas just vaimset ja sotsiaalset valdkonda ja ka biomeditsiini valdkonda, et seal need katsed ei kordunud. Ma tahtsin sinna jõuda, et valdkondades, kus asi ei ole väga selline materiaalne, vaid on ka vaimsus ja inimene on mängus, et siis seda ei saa niimoodi kasti panna ja öelda, et vot siin on teadus ja siin ei ole teadus. Neid asju ei saa enam nii täpselt põhjendada, sest inimesed on erinevad, kontekst on erinev, kultuur on erinev, kõik on erinev. Kogu aeg kõik muutub, see on dünaamiline keskkond.
Ehk me jõuame jälle uuesti selle salutogeneesi põhimõtte juurde. Iga inimene kukub sinna voogudesse erineval viisil, erineval ajahetkel, erineval põhjusel. Ja iga inimene on ka erinev nendes voogudes. Me ei saa kunagi öelda, et vot see ravim nüüd, mis me välja töötasime, et see nüüd, temale sobis ja sellele seltskonnale sobis ja nüüd kõigile järgmistele seltskonnale kõik järgmised aastad taga sobib. Et see teebki keeruliseks selle tõenduspõhisuse pitseri kasutamise, et see on ikkagi väga subjektiivne ja kui seal on veel ka raha mängus, majanduslikud huvid mängus, me kunagi ei tea, kes, milline seltskond, kus kohas, millal, mis ajendil otsustas seda. See on inimkond, see on inimlikkus. Kõik on väga pehme ja väga muutlik. Me ei saa siin teha asja selliseks sõjaväeliseks. Eks selleks ongi, et kui siin tahaks edasi minna, siis tuleb suhelda. Tuleb usaldada, tuleb leida koos lahendusi. Mitte tõrjuda, mitte sulguda. Killustumine ei ole kunagi tulemust toonud. Nii poliitikas, nii ka tervishoius. Kui üks valdkond ütleb, et ainult mina saan hakkama, mina teen õieti ja siis satub hätta, praegune reeglina tänane tervishoidu natuke on hädas. Vabandan eks kõigi arstide ees, aga kuna ma olen arstide seltskonnas suhteliselt lähedal olnud, siis ma tean ka, kui palju ikkagi kirjutakse ja kui palju hädas ollakse. No, kui teie üritate seda valdkonda reguleerida ja kannate tegelikult seda koormat praegu oma õlgadel, kui oluline on teie jaoks täiendi alternatiivmeditsiini praktikute töö kvaliteedi ja sellise töö eetika tagamine? No see on meile muidugi oluline. See ongi tegelikult üks meie töö alustalasid üldse. Meil on välja töötatud TAM-terapeuti eetikakoodeks, mida siis juba õppeprotsessis käsitletakse ja kui inimene saab oma terapeudi kutsetunnistuse, siis sisuliselt ta kirjutab alla ka selle eetikakoodeksi järgimise kohustusele. Käsitleb suhteid klientide, kolleegide, avalikkusega, et ta sisuliselt peaks looma silla teiste kolleegidega, ka tervishoiutöötajatega, ma mõtlen ka biomeditsiini valdkonnas. Näiteks, et me suhtume sõbralikkuse ja austusega oma kolleegidesse ning oleme lugupidavad teiste teraapiameetodite ja nende esindajate suhtes. Me ei sekku kolleegi või arsti määratud raviskeemi, kui selleks puudub tungiv vajadus. Me oleme teadlikud oma pädevusest, oskustest, piiridest ja saadame patsiendi, kliendi mõne teise spetsialisti juurde. Soovitame teisi meetodeid. Kasutame supervisiooni, kui klient seda vajab. Et kui me ise ei ole millekski võimelised, siis me peame märkama seda ja saadame edasi. Et tervishoius on hästi oluline, et tervishoiutöötaja ei võtaks seda sellist hegemoonia diktaatori, et ainult mina ja kui mina ei aita, et siis keegi teine ei saa minu klienti endale. Et see peaks olema välistatud ja kui siin mingid rikkumised on, siis meil on selle jaoks ka omad protseduurid. Valdo, kui lihtne või raske on teil seda nagu kontrollida, selle täitmist? Näiteks sa tõid väga hästi välja, et ei sekku kolleegi raviskeemi, kui pole tungiv vajadus, aga mida tähendab näiteks tungiv vajadus? Need on reeglid, eks, need on kirjas, aga lõpuks kõik sõltub ikkagi sellest terapeudist, tema intelligentsist, tema intuitsioonist. See on usaldus. Kui ta on läbinud selle õppe, ta saab kutsetunnistuse ikkagi siis, kui õpetaja talle selle usaldab. Et sa oled küps selleks sinna ellu astuma. Edasi jääb meil usaldada seda terapeuti. Ega me ei saagi midagi muud teha. Et selles suures osas sõltub tema isiksusest, tema aususest, tema pühendumisest. Koolitustel ja täienduskoolitustel me käsitleme neid asju ikka ja jälle. Ja sellises supervisioonis arutame nende olukordade üle. Sa tõid välja, et teie jaoks on väga oluline, et spetsialist tajub oma piire. Aga kui sa vaatad seda TAM-valdkonda Eestis laiemalt, et mitte ainult teie nõukoja liikmeid, vaid kõiki selliseid täiendi alternatiivmeditsiini valdkonna praktikuid, nii palju kui sa näed, mis see seis on oma piiride tajumisega? Et kas näiteks sellised ühe meetodi väljaõppega terapeudid, kas neid oma teadmiste piire teadvustatakse? Inimesi on igasuguseid. Kõike tuleb ette. Aga mul tundub, et pigem viimaste aastatega või ütleme isegi aastakümnega siin on toimunud tohutu areng positiivsuse suunas. Ikkagi tänu sellele, et TAM-valdkonna koolitusi on nii palju juurde tulnud ja koolitused on tohutult kvaliteetsemaks muutunud.
need ei ole enam või üksikud on veel võib-olla, aga need pigem kaovad ära. Ei ole enam sellised nädalavahetuse koolitused, et sa teed 2 päeva, saad tunnistuse ja oled kõva tegija. Et nüüd on koolitused ikkagi aastaid. Terapeut hakkab õppima siis, kui ta õpingud lõpetab. Alles praktikas tuleb see tõeline õpe. Et selle tõttu me peame lihtsalt usaldama ja lootma. Aga milliseid terapeutte, Valdo, näed sina nagu ohtlikuna? Või ma tahaks mõista, et mis sulle teeb täiendi alternatiivmeditsiini valdkonnas muret või et milliseid praktikaid sa näed, mille pärast sa südant valutad ja mille pärast sa tegelikult TAM-nõukoda eest vead? Et see kahjuks on näha täna ka, me näeme, et on erialade sees. Ühed eriala esindajad ütlevad, nad on paremad kui teised. Ma ei hakka siin neid erialasid välja tooma, aga ma tean, kuna me oleme nüüd mitu aastat tegelenud selle valdkonna kaardistamise ja just ühendamise sooviga, et on erialased, kes kuidagi ei saa neid erialaliite moodustada. Et see oleks ka nagu üks väga oluline faktor, et erialad ühenduksid, et oleks eriala ülesed eetikakoodeksid. See juba oleks ka samm edasi, et kogu see valdkond, see eriala oleks turvaline. Vabastav hingamine rebis mind rohkem laiali kui aitas, aga kuna see oli esimene nagu teraapias käik üldse ja tagasi ma sinna ei läinud, et siis võimalik, et järgmistel kordadel oleks paremini läinud. Või siis oleks terapeut võinud mind selles osas kuidagi paremini suunata. Et siiski me ka sellistest juhtumitest kuuleme, kus inimesed lähevad enda hinnangul spetsialisti juurde, aga tegelikult saavad kahjustatud. Näiteks paar aastat tagasi oli üks kurb lugu, mis käis meediast läbi, et nõelravi tegi keegi, kellel puudus selleks ettevalmistus ja pädevus, torkas inimesele nõela kopsu ja kahjuks see lõppes siis kliendi jaoks surmaga. Ja ma olen kindel, et ka teie kuulete neist juhtumitest, isegi kui mitte oma liikmeskonna hulgas. Kahjuks või õnneks see niimoodi on, et see, mis toimub väljaspool seda koolitatud valdkonda, see on selline hall udu, me täpselt ei tea, mis toimub, et meie kaudu jõuab see info samamoodi nagu tavainimesteni, heal juhul meedia kaudu või raadio kaudu. Aga see on kahetsusväärne, et ikkagi sellised üksikud juhtumid, kui neid ka tuleb harva, ilmselt haruharva, et neid siis riiklikult ja meedias seda ei üle tähtsustataks, ei hakataks sildistama ja kogu valdkonda maha tegema. Kui selline asi juhtub kuskil, keegi torkas nõela kopsu, siis ju üldistatakse ja keelame kõik ära. See on seesama asi, et kui kortermajas üks inimene jätab kütte eest maksmata, siis keelatakse terve maja vesi kinni. See ei ole ju loogiline. Või kui võtame siis biomeditsiinis, kui üks arst teeb vea ja inimene sureb ära, siis ei panda ju haiglat kinni. Me saame vastutada ainult nende terapeutide eest, kes on meie koolituse läbinud. Siin on oluline, et on need riiklikud mingid regulatsioonid või normid ja me püüdleme selle poole, et seda halli udu jääks kogu aeg vähemaks. Just. Ja selle tõttu me üritamegi olla ise nähtavad ja selgitada kogu aeg. Ja tänu sellele on ka inimesed üha rohkem, kes tahavad ka õppida seda valdkonda. Nad pöörduvad juba meie poole. Kui nad tahavad terapeuti leida, siis nad teavad, et meie TAM-register, tamregister.ee, sealt nad leiavad koolitatud kutsetunnistusega terapeudi. Kõik tema andmed on seal kirjas, kui kaua tal tunnistus kestab. Me ei saa mitte midagi muud teha. Meie eesmärk ongi öelda, et kuulge, rääkige meiega. Me aitame selliseid asju vältida. Mida suurem on teadlikkus ja levitame seda informatsiooni, et on selline organisatsioon olemas, et me tegutseme, siis ka elanikkond, kes tahab valdkonna teenuseid kasutada, teab juba, kuidas ohutult oma teenust saada, oma abi saada. No ma mõistan su vastust sellepärast, et ma tean, et näiteks kui meie järgmine episood saab olema intervjuu näiteks Sotsiaalministeeriumi esindajaga, et siis selle riigi tasandil, näiteks meie tänane sotsiaalminister Karmen Joller on väga häälekas tõenduspõhisuse eestkõneleja, kindlasti väga tundlik selles, mis on tõenduspõhine, mis on uhuu, ja et on ka väga palju sellist sildistamist ka riigi tasandil, sest see uhuu-kampaania oli ju kunagi ka riigi kampaania, et see pingeväli on nii kohutavalt terav.
ja ma näen, et kui ma küsin sinult, et kas on ohtlikke olukordi, siis ka sina vastad ennekõike tegelikult kaitsvalt või et sul on instinkt öelda, et ei, et valdkond ei ole ohtlik. Ja ma saan täiesti aru, et teie olete omakorda kannatanud selle all, et kõik pannakse ühte patta. Et teie, kes te tegutsete kontrollitult või õigemini koolitatult, eetiliselt, organiseeritult, te kannatate tegelikult ka nende pattude pärast, mis ei ole teie omad. Aga sinu vastusest minu jaoks tuleb väga ilusasti kokku see, et kui me selle valdkonnaga tegeleks, mis vastutused teie olete praegu võtnud, et siis me ju ehitaksimegi tegelikult süsteemi, kus selliseid muresid jääb vähemaks. Nii et ma väga vabandan, et ma nokkisin, aga mulle tundub hästi tähtis, et me ei jääks selle vastuse juurde, et probleemi ei ole, vaid nüüd me jõudsime hoopis sinna, mida on vaja, et see probleem lahendada. Nii et ma väga tänan sind selle vastuse eest. Ja me oleme kõik inimesed, kui me omavahel suhtleme üle laua, siis me avastame, et me oleme väga sarnased. Aga nii kaua, kui seda ei ole, siis on kogu aeg, see on see killustumine jällegi, mis ma ütlen, et see eestlasel ei tule kasuks. Me tõmbame mingi kardina ette ja see segab meid. Ja asjad jäävad, me teeme küll oma asja väga hästi, aga kui me teeksime seda asja koos, siis see oleks super hästi. IT-s me oleme just nagu tahame olla maailmaseks tipus. Tegelikult me võiksime tervishoius olla tipus. Väiksel maal on neid asju palju kergem teha kui suurel maal. Ma olen seda tihti mõelnud. Miks me ei kasuta ära seda oma väiksust just selle tervishoiu üles ehitamisel. Me võiksime asju teha. Meil on väga head inimesed, meil on tohutu õpe. Meie õpetajad käivad ka Euroopas õpetamas mitmed, meie oma Tamnukoja inimesed. Ja Euroopas käivad siin, näiteks Tiibeti meditsiini peamiselt õpivad välismaalased. Et see teaduslik tõestus ja selline ka ütleme biomeditsiini selline suletus praegult, see meenutab pigem mulle natuke sellist diktatuurset olemist ja selline kaitses siili olemist. Et ärge mind puudutage. Minul oma abikaasaga, me käisime ka Puuduta mind saates aasta tagasi, kus meid ka samamoodi ülistati ja küsitleti, et kas ei ole vastuolu. No ei ole vastuolu. Kui sa lähedalt inimesega suhtled, sa näed, et see on sama asi, mis me teeme. Nii kui ma alguses ütlesin, meil on sama materjal, sama eesmärk. No mida siis veel? Minu kliendid mitmed käivad perearsti juures ja siis tulevad minu juurde ja meil on selline sujuv koostöö. Perearst teeb oma osa ära ja mina teen oma osa. Ja paljud jäävadki lõpuks minu juurde ja ta ei pea enam perearsti juurde minema. Miks ei võiks olla nagu riiklikul tasandil sama asi? Ma olen käinud psühholoogide juures, pereterapeutide juures, noortenõustajate juures ja siiamaani on päriselt ainult aidanud tervislikum ja produktiivsem elurutiin, kui see mul enne oli. Ja mina võin kinnitada, et selline rutiinne tegevus nagu jõusaalis käimine, söögi valmistamine, uute teadmiste omandamine, kuulates kas mingeid kursusi, podcaste ja üleüldiselt selline aktiivne eluviis, et see on päris kindlasti minu jaoks kõige kasulikum investeering vaimsesse tervisesse üldse. Et teraapias või psühholoogi juures võib käia lõpmatult, kui rahakott lubab, aga igaüks otsustab päeva lõpus ise, et kui palju ta julgeb peeglisse vaadata, kui palju ta päriselt tahab jõuda oma eesmärkideni. Mind tänaseni väga hoiavad ühe energiatöö tegija sõnad, et sea alati kõik kahtluse alla, võtta ainult see, mis sind kõnetab. Et see aitab minu arust säilitada seda kriitilist meelt ja energiatöös olen kasutanud ainult paari inimest mõnel korral, et igaüht ma ei lubakski endaga tegelema. Minu seda tervenemise protsessi ongi hästi toetanud nagu kombineeritud lähenemine, et läänemeditsiin ehk ravimid koos siis alternatiivsete teraapiate ja praktikatega ja see sümptomite leevendamine, mida me nagu ravimitega saame teha, annab just seda hingamisruumi ja energiat, et selle sügava tööga ehk nende juurpõhjustega tegeleda. Ja see viib mu mõtte, et tegelikult meie järgmise episoodi kõneleja juurde, kelleks on Anne Randväli, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht. Ja meil oli temaga selline lühike eelvestlus, kus ta ütles sellise mõtte, et kõik inimesed igatsevad nii hirmsasti seda, et me defineeriksime süsteemi ära, et mis on okei ja mis ei ole, aga kui me mingi süsteemi peame täna lukku panema, siis me saame alati süsteemi, mis on mineviku nägu. Ja see Anne mõte
meeldis mulle nii väga, et kui tahtsin mõista, kui oluline on see avatus, et kui me kogu aeg töötame selle poole, kuidas võiks olla, et siis me jõuame heade tulemusteni. Ja minu jaoks see haakub sinu mõttega, et kõike tegelikult ei pea ju maaniliselt reguleerima. Et küsimus ei ole kogu aeg piirangutes, vaid ka selles, kuidas teadlikkust tõsta või näiteks, et kui suur on see patsiendi või kliendi enda vastutus, sest minu asi on ju ka teada, et kelle juurde ma peaksin mis murega minema. Aga see on nii lai teema, selline inimese agentsus üldine küsimus, eks ju, et kas ma kogu aeg ootan, et mulle pakutakse teenust, et riik lahendab ära, või me saame aru, et lõpuks me vastutame oma elu ja tervise eest ikkagi ise. Ja arstiga on lihtne, et on ainult sinu perearst ja sa lähed tema juurde kõik punkt ja tema siis saadab kuskile. Aga kelle juurde ma tammterapeutidest lähen, milline teraapia kõige parem on, mis on kõige ohtlikum, mis on kõige efektiivsem, eks. Need on sinu küsimused ka tegelikult. Aga me ei saa niimoodi öelda, iga inimene on erinev. Kuskilt tuleb alustada, kui sa lähed, kuulad oma südant ja lähed esimese terapeudi juurde koolitatud, sealt võib alguse saada sinu tee. Sa tee pigem ise endasse. Sa saad mingi kogemuse ja kogemus on just tammteraapiate puhul kõige alus. See kogemus avab sind ennast, sa hakkad aru saama, mis sa tegelikult tahad ja mis sa tegelikult oled. Nii, et kuskilt tuleb alustada. Kogemus on kõige alus. Iga inimese jaoks on oma asi sobilik ja kes proovib rohkem, kes vähem, et mida parem intuitsioon on, tunne seda õigemini sa kohe õigesse kohta satud, eks öeldakse, et juhuseid ei ole. Et kuula oma südant ja lase olukorral kujuneda ja Aitäh sulle, Valdo, selle tänase vestluse eest. Mulle tundub, et mina olen saanud vastused neile küsimustele, millega ma siia ruumi tulin, aga küsin igaks juhuks, kas sa tahaksid veel millelegi tähelepanu juhtida, mille kohta ma võib-olla ei taibanud küsida? Me rääkisime siin, et kuidas seda tervishoiu valdkonda ühendada ja seda parandada, aga kuidas üldse inimest kui sellist muuta, eks. Et tegelikult ma rääkisin, et on kindlad klientide segmendid juba, kes on nii veendunud, et nad ei muutu. Et tegelikult seda põlvkonda ongi juba raske muuta. Me võime ükskõik kui palju plakateid panna ja ükskõik kui palju meedias rääkida. Inimesed on ikkagi harjunud oma mõtete ja arusaamade järgi toimima. Et ega see selline tohutu kampaania nüüd tammi kasuks meedias ei pruugi oluliselt muutusi teha ikkagi. Pigem see muutus tervishoius peaks hakkama kuskilt palju madalamalt ja kaugemalt pihta, et meie näeme, et see peaks juba sealt kuskilt lasteaedadest ja koolidest algama. Et mõista hoopis oma keha teistmoodi. Ma ei tea, kas tänapäeva lapsed teavad, kus kohas asub maks ja kus kohas asub kõhunääred ja mis nad üldse teevad, eks. Et pigem on see teadmine vähenenud, rääkimata sellest, kuidas siis minu psüühika, minu mõtlemine, minu vaimsus mõjutab minu füüsilist keha, kuidas on füüsiline ja vaimne keha omavahel seotud. Sellised teadmised, ütleme, arenenud iidsetes ühiskondades, see oli kõige alus, et inimesed tundsid ennast läbi ja lõhki. Nad teadsid, milline võime on mõttel. Kui see lapsest peast juba ikkagi juurutada, näidata, kuidas sinu psüühika, sinu emotsioonid, sinu keha erinevaid osasid mõjutavad ja millised ohud võivad sealt tekkida. Mina tegelen Jaapani meditsiiniga, kus ma otseselt vaatan inimese keha energeetiliselt ja ka füüsiliselt, et ma saan aru, ma võin inimest lugeda nagu raamatut ja aru saada, kuidas siis üks või teine emotsioon on tema keha, mis osa rikkunud. Eks kuidas organid töötavad, millise jõudlusega ja mis võib olla põhjustanud seda, milline on see inimese karakter, tema tüüp, on ta muretseja, ületöötaja, ülemõtleja. Tegelikult kehad näitavad seda kõike. Ja tammvaldkond on see, mis inimesele sinna küllaltki sisse poeb ja inimest loeb tervikuna, vaatab. Et see on tema eripära. Ja sealt siis leiab selle haiguse algpõhjuse. Ja kui inimesed juba maast madalast ennast oskaksid niimoodi lugeda, nii kui tänapäeval hea tammterapeut loeb teda, siis tal ei teki neid haiguseid, ta juba teab, et kui ma nüüd seda teen, siis see ei ole minu kehale kasulik. Ta tunnetab isegi seda, kui mingi asi on valesti.
siis ei teki neid selliseid raskemaid haigusi, et ta ei vaja enam ravi. Kui ei vaja ravi ja keemilisi selliseid lähenemisi ja operatsioonilisi, siis ja me ei kahjusta keha ju täiendavalt, eks tihti ikkagi need tänapäeva biomeditsiinilised ravid, me ravime ühte asja, aga tekivad jälle järgmised asjad ja inimesed satuvad sellesse tervishoiurattasse ja lõpuks ta ei saagi sealt välja, et kui väärtuslik see elu siis tema lõpuaastatel on. Ta on küll elus, aga kas ta on õnnelik? Et ideaalis oleks ikkagi, et inimene elab algusest lõpuni õnnelikku elu ja kasutab maksimaalselt ära oma füüsilised ja vaimsed võimekused. Tead, see on ketserlik mõte, et ma olen suur Eesti patrioot küll, aga ma olen su mõttekäiguga nii nõus, et mingis mõttes meie kultuurkiht on ju väga õhuke, et jah, meil on saun ja veel mõned asjad, aga näiteks nagu toitumise osas siin laiuskraadil on ajalooliselt ikkagi nii, et sa sööd, mis sa kätte saad. Et sellise nii-öelda terviseteaduse osas ongi mingid praktikad, me peamegi nagu importima, sest meil ei ole neid endale aga. Ja tänaseks me elame nii individualistlikus, nii ilmalikus maailmas, ei ole meil hingamispäeva, pole kehalisi praktikaid, pole nagu kultuurile omaseid toitumiskombeid, aga ometi meil on ju vaja sellist kultuuri. Mulle tundub, et kui need joogapraktikad ja muu säärane ei jõuaks meieni mujalt maailmast, siis kuidas me siin üldse ellu jääksime? Et eestlase jaoks selline kultuuriliselt keskne mõõde on ikkagi töö. Ja minu jaoks see haakub väga nagu sellega, miks mulle tundub, et teie valdkond on väga oluline. Mul tuli üks huvitav võrdlus meelde, et ma ütlesin, et Euroopas on siis 50-st ainult 10 on need, kus on siis tamm, nendes riikides, kus tamm on siis nagu mingil määral reguleeritud riiklikult. Et miks üldse Põhjamaades ja Euroopas ja Läänes, miks see asi üldse niimoodi on? Pigem on, kui vaadata nüüd seal ekvaatorist allapoole, siis seal on see protsent oluliselt suurem. Et millest on see erinevus üldse siis põhja ja lõuna vahel tekkinud? Et see on, lugesin, ma ei mäleta, kus see materjal mulle tuli, aga see oli kuidagi seotud loodusega. Et kui lähedal on inimene loodusele. Et kui lõunas on, ütleme, teisel pool ekvaatorit, kui seeme kukkus mulda, siis ta muudkui kasvas, eks, sa ei pidanud midagi tegema ja said lõpuks 3 saaki ka veel aastas. Siis Põhjamaades, külmemates tsoonides, üleval pool, siin Euroopas on pidanud ikkagi maad harima, kive korjama, puid juurima, külmaga võitlema, saama ühe saagi selle peale kõige peale. Ehk inimesel on tekkinud siin tunne, et ta on looduse kuningas, tema muudab loodust. Ehk ta on ennast seadnud kõrgemale loodusest. Sellest ka selline tehnokraatlik ja võib-olla rohkem kastis ja reeglitepärane mõtlemine. Mina teen, mina olen, ravimid, kõik on nii, kõik on võimalik. Nüüd me paneme inimesele, manustame seda asja natuke rohkem, kui tal seda puudu on ja siis ta toimib jälle. Kõik on läinud selliseks tehnokraatlikuks ka tervisevaldkonnas. Aga lõunas on rohkem, kõik on looduslähedasem, ka ravimine on looduslähedasem. Jaapanis, Hiinas on tegelikult need alternatiivsed kultuurilised meetodid on ju riiklikult tunnustatud. Minu eriala Kishatsu teraapia on Jaapanis tunnustatud riiklik ravimeetod. Just nii. Ja selle mõttega ongi aeg meie tänane vestlus kokku tõmmata. Mina ütlen omalt poolt suur tänu Valdo Hertsmannile, Täiendi alternatiivmeditsiini nõukoja juhatusest. Tänan, Valdo, et sa jagasid meiega hoopis teistsugust vaadet sellele, milline võiks olla tõenduspõhiste ja alternatiivsemate praktikate suhe Eesti vaimse tervise süsteemis. Mulle tundub, et siit vestlusest tuli väga palju huvitavat selle kohta, kuidas me üleüldse võiksime inimeseks olemisest ja sealjuures ka vaimsest tervisest mõelda ja kui terviklikult on võimalik sellele läheneda nii, et see vestlus oli minu jaoks äärmiselt huvitav, suur tänu, aitäh ka kõigile kuulajatele, et olite meiega järjekordse Mis mõttes episoodi. Suures plaanis sama jututeemaga jätkame me ka järgmises episoodis, kus meie külaliseks on Anne Randväli, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht. Ja just tema abiga toome me sellesse vestlusesse veel viimase perspektiivi, see on riigi oma. Nii et kuulake meie eelmise episoode, mis annavad psühholoogide vaate sellele küsimusele ja olge lainel ka järgmise episoodi jaoks.
mina olen Marta Pulk, Mis mõttes saatejuht ja saate on ellu kutsunud Stories for Impact. Kohtumiseni juba järgmises Mis mõttes episoodis.